Tere hommikust, käes on jaanuar ja juba jaanuari keskpaik tegelikult ja pole ammu vloginud, aga täna siis lähen sünnitustuppa tööle ja sellel nädalal ma pean enda sünnipäeva tagantjärgi laupäeval, nii et see nädal natukene ka siis teen ettevalmistusi sünnipäevaks. Ja muidu siis ongi tööpäevad, natuke aega endale, hoolitsused, plaanin vanaemale külla minna ja nii ongi. Tahtsin näidata seda ka, et ma kasutasin eile esimest korda ühte Lokkis juustele mõeldud juusteoldussarja ja ma ütleks, et päris esimese korra kohta päris hea tulemus. No siin ma natuke ära maganud, eks ju, et on siuke, aga päris hea tulemus, ma ütleks esimese korra kohta. Et seal on siis šampoon, balsam ja kreem ja minu meelest tuli täitsa juba hea tulemus nagu siuke, mul endal pole nagu siuksed nagu lokid, aga ongi sellised nagu lainelisemad lokid ja nagu praegult on ilusti nagu veel rohkem neid laineid välja toonud. Vot nii, aga nüüd ma hakkan oma hommikusööki sööma. Nii, ma nüüd teen endale wrapiga kaasa lõunaks. Et muidu mul ei ole lihtsalt mitte midagi lõunal süüa. Ma teen endale suitsukanaga wrapi, et Tasto tegi ise suitsukana. Neil on seal Soomes see suitsuahi ja siis nad seda kana suitsetasid seal. Ja see on mega hea ja ma olen seda suitsurappi nüüd söönud põhimõtteliselt eelmisel nädalal ka mitu päeva, aga see on nii hea ja kui mulle midagi maitseb, siis ma võin süüa seda nagu mingi mega pikalt ja siis kuni see mul üle viskab. Aga no see suitsukana saab enne otsa, kui see mul üle viskab, nii et teen endale ühe mõnusa wrapikese kaasa. Mul ei ole hetkel kahjuks seda salatilehte, aga pole midagi. Ma panen toorjuustu siia põhja või siis vahepeal olen ka seda sulajuustu pannud. Määrin seda, sest on nagu siuke nagu mahlasem see wrap. Nii. Oih. Nii. Siis ma lõikangi tomatit. Tulebki tomatit juurde osta, sest täna õhtul see on viimane tomat. Niimoodi. Siin paneme veel tomati juurde. Siis ma panen seda fetat siia natukene. Varem ma tegin niimoodi, et ma lõikasin seda tükkideks, aga nüüd ma lihtsalt võtan siit lusikaga seest. See on palju mugavam. Siis ei ole täis kõik kohad seda pudi ja pläga. Nii et siia tegelikult käib sibul, aga ma ei taha tööl sibula järgi haiseda. Mulle muidu räigelt meeldib sibul, eriti mulle meeldib see lilla sibul, see on nagu mega hea. Ma vahepeal isegi söön seda niisama. Aga
tööle natuke niru minna niimoodi, et haised nagu mingi sibul. Muidu jah, sibul mega maitsev. Ja siis ma panengi seda kana siia niimoodi mõnusasti. Niimoodi. Nüüd on juba päris hästi seda kana siin ja siis ma teen ühe triki. Nii. Ja siis ma panen siia selle küpsetus või seda fooliumpaberit tähendab, mitte küpsetuspaberit. Ma panen selle siia alla niimoodi. Tavaliselt ma teen seda enne, nüüd mul läks see meelest. Mul on siuke udupea natuke. Nii. Aga siis ma pakin selle kokku. Niimoodi, nii tihkelt kui võimalik. Niimoodi. Ops. Namm. Oih. Pakin ta kokku. Nii. Ja siis otsast ka. Ja siis ma panen ta karpi ja siis ta on valmis. Nii, karbis olemas. Lõunasöök. Tavaliselt ma teen, nii ja naa, kuidas mul nagu on see periood hetkel, aga et tavaliselt ma nagu teen toidu kaasa endale ikkagist eelmisel õhtul või eelmisel päeval ja ma teen niimoodi mitmeks päevaks. Aga eile õhtul ma lihtsalt ei viitsinud ja ma mõtlesin, et see wrap on nagu nii lihtne kaasa teha, et hommikul kähku pakin kokku. Ja selles suhtes, et see wrap nagu nii veits nagu imab sisse seda, et ta jääb natuke siuke, kui ma lõunal seda söön, siis ta jääb selline nagu võib-olla veits ligane või nagu siuke nagu, no ta ei ole nii mingi crispy selles mõttes. Aga hea on ta ikkagist ja kõht saab täis. Nii et vot nii on. Aga nüüd mul on veidikene aega veel bussile minekuga, nii et ma nüüd veits joon veel oma kohvi lõpuni. Istun diivanil, vaatan natuke telkut ja siis varsti hakkan juba tööle sättima. No nii, ärge mind ära tapke, mul pole mütsi peas. Aga ma praegult kõnnin bussile, et tööle minna siis. Ja ma praegult olengi tahtnud endale. Olen nagu ise endaga kokkuleppe löönud, et ma käin võimalikult palju bussiga tööl. No ma vahepeal olen ikkagi Boltiga ja autoga ka käinud. Aga nüüd ma ikkagi proovin edaspidi käia rohkem bussiga. Nii, mul on tööpäev läbi. Oli väga tegus päev. Vot, uni on peal, aga mul on vaja minna Rocca al Maresse, et osta endale uued teksapüksid, sest ma täna hommikul avastasin, et minu teksapüksi lukk on katki. Need olid mu viimased teksad. Nii et lähen teksade jahile. Vot nii, ja kuna ma pean laupäeval enda sünnipäeva, siis ma tahaksin võib-olla mingi toreda kleidi endale äkki osta või mingi kostüümi. Nii et näeme Roccas! Ma olen nüüd Rocca al Marest kodus. Ja ma ei leidnud mitte ühtegi sobivat teksapaari, nagu 0. Sest et praegu moes laienevad teksad ja need mulle lihtsalt ei meeldi. Nagu võib-olla mul läheb lihtsalt aega selleks, et ma harjuks sellega ja need hakkaks mulle meeldima. Aga mulle lihtsalt ei meeldi laienevad teksad. Mul on need kodupüksid, mis on mul praegu jalas, sest et mu teksad on ju katki. Ja need on niisugused mõnusad, cozy koduvärk, eks ju. Aga kui ma kuskile lähen, siis ma tahaks teksad panna. Ja mulle meeldib niisugused nagu kitsenevad teksad pigem. Et võib-olla ma olen nagu
ma ei tea, aega kuidagi kinni jäänud, aga lihtsalt nagu mingite asjadega mul võtab aega või siis ma nagu ei lähegi kaasa mingite nii-öelda uuendustega. Et see mood, mis praegu on, need laienevad teksad, see lihtsalt ei ole nagu mulle, ma tunnen. Aga ma lähen homme vist uuele katsele ja ma ei näinud mitte ühtegi kleiti ega kostüümi ka endale sünnipäeva peaks. Nii et homme vaatame neid asju ka uuesti. Aga praegu ma olen kodus, ma lebotan diivanil, tegin endale kurgivõileivakesi ja joon emme tehtud ebagudoonia siirupi morssi ja siis vaatan telkut ja varsti juba sätin magama, sest homme on uus päev ja ma tahan homme minna trenni. Ja ma ei tea, mis üks vana Nokia suur kast, mis Mul on nüüd 10 läbi natukene ja ma olen päris väsinud. Aga ma nüüd sätingi voodisse ja siis jään magama. Täna tuleb kindlasti magusuni ja kohtume siis homme juba teisipäeval. Siin on hommikusöök. Tundub, et on mega vähe, aga sellest saab mul kõht täiega täis. Tere hommikust! Mul on teisipäev alanud ja nüüd ma siin teen hommikusi toimetusi. Hakkangi sööma kohe ja kohvi jooma. Mul on loetud raamat, mida ma soovin lihtsalt iga vaba hommik teha, et ma ei tormaks kohe telefoni. Ja hommikusöögi ja kohvi kõrvale, siis ma vaatan telkut ja tänane plaan on selline, et lähen trenni, peale seda lähen pediküüri ja siis vanaemale külla ja ööseks tööle. Nii, ma stardin nüüd jõusaali, kell on mingi 9 läbi ja siis pärast tulen koju, teen pesus ja lähen pediküüri, täna on siukene rahulikum vaba päev, sest et ööseks lähen tööle ja ma jätsin muud igasugused töökohustused lihtsalt nagu ära. Jätsingi siukse vabama chillima päeva endale. Vot nii. Vahepeal koju jõudnud, pesus käinud, riided vahetanud. Nüüd ma teen kähku väikse söögi endale. Ma vist teen sama, mis hommikul, sest et mul ei ole aega teha midagi suurt. Pean juuksed ka veel korda tegema. Ja siis ma lähengi pedikasse. Vot, trenn oli üli hea, nii mõnus lihtsalt. Alguses on nagu veits raske ennast nagu vedada sinna kohale, aga trenni ajal on nagu mingi super hea tunne lihtsalt. Ja peale trenni loomulikult ka. Ja ma teen planku peale igat nagu trenni. Eelmine nädal siis ma tegin minut 16 ja täna ma tegin minut 30, nii et areng on näha ja ma proovin iga kord siis pikendada kas või mõne sekundi võrra. Ma olen väga uhke enda elu üle. Aga davai, ma nüüd lähen teen väikse söögi. Nii, ma olen nüüd pediküürist tagasi, väga mõnus oli. Ma täna ei lasknud panna endale mingit seda keellakki peale, kuna mul nagu küüs hakkas peaaegu keset nagu küüneplaati ära murduma, siis ma lõikasin selle hästi lühikeseks ise ja siis lihtsalt ma mõtlesin, et ma lasen nagu küünel puhata ja
Elas Ägarist tegin maski ja kooris ja mu jalad on nii pehmed nagu beebipeppu nüüd. Vot, nüüd ma siis olen tagasi kodus ja ma mõtlesin, ma teen endale järgnevateks päevadeks söögi ette. Ma teen parmesani kana täna ja sinna kõrvale siis riivitud peedisalatit. Ma ostsin riivitud peedi juba valmis, sest ma ei viitsi ja seda riivida, see võtab aega. Aga see parmesani kana on ülihea ja see käib tegelikult suht kähku ka. Et põhimõtteliselt see peab ahjus olema ka mingi 15–20 minutit. Ma panen ahju sooja, samal ajal ma siis teen selle kana valmis ahjuplaadile ja siis põhimõtteliselt läheb ahju ja istub ahjus ja ongi pärast siis valmis ja siis ma panen lihtsalt karpides seda. Vot, ja peale seda siis lähen õega vanaemale külla ja peale vanaema külastust ma siis lähen uuele katsele Rokasse, et äkki ma ikkagi leian mingid normaalsed teksad, mis mulle endale meeldivad ja sobivad. Ja äkki ma leian ka mõne kleidi või mingi ilusa kostüümi või riideeseme endale laupäevaks oma sünnipäeva peale, mis ma siin kodus pean. Et eks näis. Vot, aga praegu siis hakkan kana tegema. No nii, võtame välja. Sellised iludused ja te ei kujutate ka, kui hästi need maitsevad. Vanaema juurde. Praegu on Ford punane, ausalt ma ei sõida telefoni kasutan, kui ma sõidan. Aga meil on nüüd vanaema käidud, nii tore oli nagu üle pika ja vanaemal külas käia, nalja sai, ajasime juttu, nii tore alati. Ja mul on mega nagu aktiivne vanaema, kes teeb trenni, võimleb ujumas, nii lahe. Nii, ma ei tea, kuhu mu jutt jäi nüüd, aga ühesõnaga vanaemal oli mega lahe. Ja nüüd me siis õega läheme Rokasse, lootuses, et me leiame endale mõlemad need asjad, mis meil vaja on reaalselt. Vot, ja siis ongi niimoodi, et lähen koju, panen asjad kokku ja bussile ja tööle ööseks. Proovime sagelevaid asju. Kolmapäev ja kell on, issand, juba 4 läbi ja mina ärkasin mingi tund aega tagasi, lebotasin voodis nüüd ja lähen käin pesus ja lebotan edasi. Täna ei ole mingit plaane, ongi siuke puhkamine. Vaatan telkut, söön, kõht on tühi. Vot, öösel olin tööl ja poolööd siis sai nii-öelda tööd natuke teha ja teine pool siis sain puhata. Siuke vässu on ikkagi olla. Ja okei, aga ma arvan, et polegi midagi jutustada, lähen käin pesus ja söön ja vaatan telekat ja nii, siin on minu võileivad munamäärtega. Tegelikult ma panen siia avokaadot ka sisse, aga kuna avokaadod on täiesti toored hetkel ja kivikõvad, siis tänan ei. Kohvi ja ebakadoonia siirupist morsikene, emme tehtud ebakadoonia siirup. Ja nüüd ma hakkan siis nautima ja telkut vaatama. Tere hommikust, on neljapäev. Kell on veerand 8. Ärkasin, tegin oma hommikused hügieenitoimingud ja nüüd siis võtan oma klaasikese vee ja võtan aega, et lugeda raamatut natukene ja siis hommikusöök ja peale seda siis trenni. Vot siuke mu hommik on, kui mul on nüüd vabad päevad, siis ma kohe telefoni ei torma, praegu ka lihtsalt filmin, kõik on muidu lennurežiimil. Et jah, et ei tormaks kohe nagu ekraanidesse. Nii. On aeg hommikusöögi tegemiseks. Lugesin raamatut ja kui mul on
vaba hommik, siis ma tavaliselt loen siuke 30–60 minutit raamatut. Ja siis teengi hommikusöögi. Ja söön ja kohvi teen ka ja siis ma olen nüüd proovinud niimoodi, et ma ei joo kohe kohvi enne sööki ega söögi ajal, vaid kui ma olen ära söönud, et siis, et see pidi siis tervisele paremini mõjuma, kui kohe mitte kohvi juua. Ja ma joon siis alguses kohe, kui ma ärkan või nagu loen raamatut, et siis ma joon ka vett, et teen klaasi vett endale võtan ja joon seda. Võt, siuke lugu. Ja praegu siis jälle teen endale beikonit ja muna, see on siuke hea lihtne, aga see täidab kõhtu. Nii et kui ma pärast lähen trenni, siis on kõht mõnusasti nagu täis, et ei ole nagu fulli, et nagu raske on teha, vaid siuke mõnus, et mul ei hakka halb, sest et kui ma näiteks hommikuti ei söö, vahet ei ole, kas ma lähen trenni või mitte, siis on niimoodi, et kuskil, ma ei tea, 2-3 tunni pärast ma tunnen ennast ülihalvasti, sest mul veresuhkur langeb ja mul on väga halb olla. Ma tean inimesi, kellel on niimoodi, et neil ei ole mitte midagi viga, nad ei põhimõtteliselt mingi lõunasöögini ei söö mitte midagi. Ja mitte midagi ei juhtu, aga mina olen tundnud, kui halb mul nagu võib hakata. Võt. Et siis ma teengi oma hommikusöögi valmis ja söön ja siis natukene vaatan jälle telput ja siis lähengi trenni vaikselt juba. Siin ta on minu hommikusöök, natuke kurki, see on hea, seda ma söön kõige enne, siis ma söön muna ja siis bekonit. Et igasugune roheline ja juurvili põhimõtteliselt siis stabiliseerib ka veresuhkrut, nii et see on hea süüa toidu kõrvale. Ja ma panin kohvi ka nüüd jooksma, see hakkab kohe siin tööle, et ma söön ära ja siis ma joon kohvi. Nüüd hakkan trenni settima, kell on 9:30. Panin endale asjad valmis, trenniriided, tossud ja veepudeli. Nii et siis hakkan vaikselt liikuma. Täna mul on vist ülakehapäev. Jah, sest et teisipäeval ma tegin alakehapäeva, siis mul on ülakehapäev ja siis pühapäeval on mul selle nädala viimane trenn, mis on siis kogu kehatrenn. Võt. Ja ma arvan, mingi siuke tunnike läheb, ma tavaliselt tund aega läheb trennis, mitte rohkem, nii et siis varsti juba jälle kodus. No nii, ma olen kodus, normaalsed krussid nagu ikka. Ja nüüd ma siis ootan oma õde, kellega koos me siis hakkame filmima ühe koostööjaks videot, et ta aitab mul filmida mingeid võtteid teha selle jaoks, sest et mõned võtted pole võimalik nagu üksi teha. Ja ma mõtlesin, mul hommikul olid vitamiinid võtmata, siis võtan ära. Siin on D-vitamiin ja siis antioksüdant, kus on sees C-vitamiin, tsink, E-vitamiin, igasugust sellist asjad. Sest praegu on siuke nagu hooaeg, kus jälle liigub igasugust jama ringi, mingid grippe, lihtsalt mingeid viiruseid. Ja mul nagu mitu inimest on juba andnud teada, et nad on haiged ja nagu tõbised, et siis ennast ka hoida. Ja siis ma võtangi, et ma hommik tegelikult peaks toiduga võtma, aga tegelikult ma olen söönud, mul on nagu kõht täis. Ma võtan ära need, ja nii ongi. Trenn läks mega hästi,
väga mõnus oli ja mul nagu praegult on see, kuna ma alustasin just nüüd eelmisel nädalal nii-öelda aktiivselt jälle trennis käimist, siis mul käib ikkagi dialoog peas suht tihti, et ma ei tea, kas minna, äkki pole vaja, telekas on palju parem ja mõnusam ja ägedam olla, on ju, diivanil istuda. Ja siis nagu ma olen nagu ei ja need sa pead minema, ühesõnaga siuke dialoog käib ikkagi enda peas, kuniks ma olen nagu mingi take your shit together ja mine sinna trenni. Ja kui ma juba sinna jalutan, kui ma olen seal jõusaalis koha peal, siis on jumala hea olla ja peale trenni on nagu veel ägedam ja parem olla. Et mega mõnus. Ja pluss ma loen hetkel sellist raamatut, kus on siuksed nagu nipid või nõuanded, mida nagu teha või enda päeva kaasa võtta, mingid tegevused või sellised rutiinid, mida luua enda päeva ja siis täna hommikul ma lugesin sealt, et nagu tõuse püsti. Ehk siis nagu istudes, lamades on suurem risk näiteks südameinfarktidele, ma ei tea, mingi teise tüübi diabeedile, muid asju on ka, mis võivad nagu seda tekitada, aga see on nagu risk, et nagu liikumine, püsti seismine, juba lihtsalt püsti seismine on nagu ise nagu parem variant kui istumine, siis ma olingi nagu, et ma pean seda iseenda jaoks lihtsalt tegema. Vot, ja siin ma olen. Täna on siis, käisin teist korda see nädal trennis ja siis ma vaatan, kas homme või pühapäeval ma lähen oma 3. trenni ära. Et mu eesmärk ongi siis nagu 3 korda trennis käia nädalas. Aga palju loomulikult sõltub ka tööpäevadest, kuna mul on ka öövalveid, aga siiski nagu ma proovin mitte nagu selle taha lükata, mul on öövalved, ma olen nii väsinud, et loomulikult ma ei lähe trenni nagu sellel päeval, kui ma olen öövalve lõpetanud, siis ma puhkangi reaalselt kodus ja lesingi ja nagu olen kodus ja puhkan, aga nagu täna oli juba päris hea minna. Nii et vot, tuleb leida lahendused, mitte vabandused. Nii, me siin filmime koostöö jaoks nüüd 3. klippi ja Emma hakkas peeglit pesema. Sest ta ette ei oska. Sest ta ette ei oska. No Emma arvab, et ma ei oska tegelikult. No sa jätsid kõik sitsitaseks. Okei. Ühesõnaga me teeme sellise toote jaoks, siis sellises tootesarja jaoks. Lokkis juustele. Vot. Õega on nüüd filmitud, ristsõnad lahendatud, jutustatud, söödud ja nüüd ma suundun oma vanasse elu kohta, oma vanasse koju nii-öelda. Ma lähen sõbrannale külla, et mu sõbranna, me elasime samas majas ja tema elab endiselt siin, et ma lähen nüüd külla talle. Võtan ühe väikse kaamerade käest ja ajame jutust, me pole nii ammu näinud, et natuke aega meil aega jutustada ja siis peale seda ma lähen kosmeetikusse. Lasen natuke enda nägu turgutada ja kulmud korda teha. Võt, ja peale seda siis mul on ühe kliendiga kokkusaamine, kelle klient nagu mina täna siis olen. Et ta teeb sükest astrovärki ja sükest asjad nagu kõnetavad ja huvitavad. Et siis võiks näha, ta teeb mulle sünnikaardi, et siis jagan võib-olla ka natukene, et mis ma sealt siis nii-öelda huvitavat teada sain. Kodus, mul on sõbranna juures käidud, kosmeetiku juures käidud ja ma käisin täna siis, nagu ma enne rääkisin, mu klient nimetab seda astrokohviks, ehk siis ta teeb sünnikaarte, ehk siis minu sünnikuupäeva, kellaaja, see, kus ma olen sündinud, selle järgi teeb sükse sünnikaarti ümmarguse, seal on erinevad mingid tähemärgid ja mingid, ma ei oska selgitada seda nagu, aga nagu näitasin seda eelmises videos ka, et siuke asi ja siis ta räägib, mis sealt nagu näha on nagu minu elu kohta, et see ei ole nagu minu jaoks, ei ole nagu mingi ennustus, see on lihtsalt sellised nagu asjad nagu minu olemuse kohta ja justkui mingid punktid või kohad, nagu mis mind elus võivad ees oodata, näiteks mingid valupunktid, mingid valukohad, millest ma pean kindlasti nagu kunagi üle tulema. Ta on natuke siuke nagu ennustuse moodi, aga samas minu jaoks ei ole. Ma tundsin väga paljudes kohtades ennast ära, et see tõesti olen nagu mina. Ja see lihtsalt väga-väga põnev ja kui kedagi veel huvitab siuke, siis ma väga soovitan, see on nagu tõesti väga
huvitav. Et ma võib-olla tooksin lihtsalt ühe näite, et me rääkisime mitmetest valdkondadest, näiteks rahateemast, et ma tahan, et mul oleks endal rahaline kindlus ja ma ei taha nagu kellestki sõltuda, et ma teen kõik selleks, et ma saaksin ise hakkama. Et see andis mulle boost'i juurde selleks, et ma päriselt saaksin oma rahaasjad korda, nagu nii, et ma saaksin elada normaalselt, sest mul on olnud rahadega väga suuri probleeme. Et ma saaksin nagu veel kindlamaks selles osas siis. Et selline asi ja seoses näiteks minu nagu tööga, mis nagu võiks mulle tuua rohkem nii-öelda raha sisse. Et see oli nagu väga põnev, ma ei soovi seda siin praegu avaldada, aga see oli väga huvitav minu jaoks, mida ma poleks osanud tegelikult üldse arvata. Aga jah, väga huvitav. Et siuke lahe, ma tõesti nagu, kui kedagi huvitavad siuksed asjad, siis nagu ma soovitan. See ei ole nagu ennustus, umbes, et näed, sellel päeval juhtub see, et see ei ole selline väga lahe oli, mulle väga meeldis. Aga nüüd ma käisin ühel pakil käärel, ma tellisin endale eile või üleeile uued retuusid 2 paari My Proteinis, seal olid allahindlused, vabandust, mu käsi hakkas valutama praegult. Seal olid nagu allahindlused, mingi -42% sai sealt. Ja siis ma tahan neid proovida, neid retuuse, et kuidas nad istuvad, ega nad mingi läbi ei paista ja nii edasi. Et ma tellisin küll nagu M-suuruse, et peaks nagu sobima. Aga ma vaatan, siis näitan ka teile. Need roosad siis, sellised, need on siukse kõrge pihaga, mis on hea, mulle meeldib. Et trennis, kui kükitad või midagi teed, siis nagu siuksed täitsa toredad nagu. Nad on nagu, noh, pikemad siuksed vist, aga tead, ma ei julgen tessi tellida, sest et ma natuke olen siuke nagu ümmargusem pisut. Aga no pole hullu, noh, sellest suhtes, et ega ma ei käi seal modellivõistlustel jõusaalis. Vot, nii toredad. Ja näitan mustiga, must on teine mudel. Ja need on siis see teine mudel. Neil on siuke nagu huvitav lõige siit. Et ta läheb siuke nagu veekujuga, selline nagu naiselik. Ja siuksed. Võtsin ka M-i, ka selline nagu pikk veits, aga noh, mul ei nagu mõnus kuidagi ruumi on siin pükstises, ma tunnen. Et said väga head valikud tehtud. Retuusid on mul proovitud. Ja nüüd ma siis hakkan enda õhtusööki sööma. Parmesani kana. Mul on see valmis tehtud. Ma pean selle lihtsalt panema mikrokasse sooja. Näitan ka. Siuke. No ühesõnaga üks päev te nägite, et kui ma seda tegin. Panen mikrokasse kõrvale, see on peedis salatit. Ja vot nii ongi. Ja siis ma lihtsalt lepotan, sest homme mul on massaasipäev. Nagu massaasiklientide päev. Ja mul on 3 tükki neid kella 10-st poole 4-ni. Siis ma tulen koju. Ma pean tegelikult poes ka käima veel homme. Ja et sünnipäevaks osta siis mingid asjad poest. Ja siis ma olen ööseks tööle. Et see päev, kui ma sünnipäev pean, siis ma loodan, ma surm väsinud ei ole. Vot nii on. Nii, ma olen Matis täiesti ootamatult. Ja see on siis koostöö raames. Üks UGC koostöö, kus saab rentida igasugust staffi, igasuguseid asju. Ja ma rentisin siis sealt Northern Beauty infrapunamati ja nüüd ma siis soojenen siin sees 50 kraadi ja 35 minutit. Mõnus sossu, tundub enne magaminekut väga mõnus siuke tegevus. Ja täna ma proovin selle ära ja teisel päeval siis ma filmin seoses sellega. Ja sealt samast rentimisfirmast seoses ka nagu koostöö raames siis
tellisin sünnipäevaks ka siis minipannukate masina ja siis popcorni nagu valmistaja väikse sellisega, et lahe. Ja siis neid kasutame laupäeval, et mul sugulane tuleb appi ja teeb neid pannukaid, et ta pakkus enda abi ja ma võtsin selle lahkelt vastu. Nii et siis laupäeval saab minipannkokke ka. Ja ma olen ühe korra varem selles infrapunamatis nagu olnud. Käisin nagu ühel protseduuris, oli nagu, vist oligi mingi 5 aastat tagasi ja see oli niimoodi, et no ma olingi 50 minutit vist seal sees ja täitsa hea oli, aga ma tean, et ma ei tohi väga kuumaks panna, sest ma ei talu väga kuuma ja ma paningi praegu 50 kraadi ja kasutusjuhendis oli ka, et alustada nagu mingi 50 kraadiga, et see on praegu päris paras soe siuke, et ma ei panekski seda rohkem soojemaks. Aga jah, 30 minutit ma siin veel siis olen, 32 minutit siin sees. Samal ajal vaatan telkut, naudin. Et siuke põnev kogemus, et kodus nagu kasutada seda matti. Et siin on siuke pult siis, kus ma saan tempi muuta, aega käima panna seda. Ja siis mul käivad siin vanad kätekasad loomulikult. Vot nii. Siuke suur käed saan väljas hoida ka siit õnneks. Mulle ei meeldi sees, muidu mul läheb liiga kuumaks. Vot. Lähen täna autoga massaažituppa, kuigi mul on suht lühike maa, aga kuna mul on suur kott rätikuid puhtaid viia, siis ma lähen autoga, pluss ma pean veel peale massaaži käima poes ostma homseks veel natuke snäkki ja alkovaba mulli ja paar pudelit alkoholiga mulli, siis mul on lihtsam autoga minna ja liikuda. Ja kahjuks üks klient jäi mul haigeks, praegu on mingi täiega haiguste periood, seega nii-öelda ma vabanen varem, ma tõstan ühe kliendi varasemaks ja siis mul on natuke aega veel puhata enne öötööd ja siis täpselt käiagi nagu poodides. Ja, aga ma siis sätin vaikselt massaažituppa. Ma tulen oma massaažituppa jõudnud ja mul on aega pool tunnikest ja ma teen korda, siin vahetan rätikud ära ja panen puhtad rätikud riiulitesse. Ma teen kodust suure kotiga spordikotitäie puhtaid rätikuid. Aga ma tahtsin tegelikult sellest rääkida, et mul pidi täna 3 klienti olema, aga nüüd jäi 2 klienti, kuna üks klient on haigestunud palavikuga ja see on väga okei, et sa haigena ei tule, nagu sa ei tohigi haigena tulla massaaži, aga lihtsalt, et see klient tundis nagu muret sellepärast, et ta rikub või kuidagi ajab minu päevaplaani sassi. Tegelikult ta ei aja seda sassi, et nagu tervis on kõige tähtsam ja nagu ma oleks pigem olnud nagu pahane või pettunud, kui ta oleks haigena tulnud siia. Et mina leian alati endale mingi muu tegevuse, kui näiteks klient ei saa tulla, kui on haigestunud klient on ja. Ja praegu lihtsalt oli see, et kuna tema pidi olema justkui nii-öelda see vahepealne klient, siis ma sain tõsta enda viimase kliendi sinna tema nii-öelda aja peale. Et selles suhtes sellest ei ole nagu mitte midagi, et ta on haige ja ta ei saa tulla. Ja mina ütlen alati, et tervis on kõige tähtsam, seda tuleb hoida ja ei tohi mingit süütunnet tunda, kui sa haigeks nagu jääd. Aga, siin on nüüd selge aga, et ma ise olen küll selline, et ma hullult mingi pabistan, kui ma haigeks jään ja tunnen süütunnet nagu klientides, mis mõttes ma olen haige, et ma pean nüüd tema massaaži aja jätma ära, ta on nii kauast oodanud. Et see on see koht, millega ma ise nagu tegelen, nagu strugglen täiega, et see ei ole tegelikult okei, et ma tunnen seda nii. No ajas on see nagu paremaks muutnud, aga kunagi reaalselt nagu, kui ma alustasin ja ma olin nagu haige mõnikord, siis ma lihtsalt nutsin, sest ma olin kurb, et ma ei saa pakkuda kliendile nagu massaaži, mida ta on oodanud võib-olla juba mingi paar nädalat on ja või vahet ei ole kui kaua. Et nagu ma tundsin ennast süüdi, et ma jäin haigeks. Aga see on nagu tegelikult nii vale
ja nii ebatervislik mõtlemine lihtsalt. Ma olen poes ja valmistun homseks sünnipäevaks. Ja kui ma olen poes ära käinud, siis ma olen koju magama. Ma olen kodus, mul on asjad külmkappi pandud. Sampused on külmkapis, juustud, värgid, särgid, kõik on külmkapis. Ja nüüd ma lihtsalt kavatsen mitte midagi muud teha, kui lebotada. Immur käis mulle siin ringi juba, kui mind kodus ei olnud, nii et kõik on fine. Pärast enne tööle minekut panen veel mingid puhtad pesud kokku, mis ma hommikul võtsin kuivatist. Aga praegu ma lihtsalt kavatsen puhata. Ma lähen tööle, ma tegin 1,5-tunnise une. Ma arvasin, et ma ei suuda enam mitte midagi teha, sest ma olin nii väsinud, aga see 1,5 tundi und tegi paremaks küll, kuigi ma näen välja suht väsinud, aga ma tunnen nagu palju paremini ennast. Nii et lähen siis öövalvesse ja kohtume homme. Hommikused pannukad ja ka koostöö filmimine samal ajal. Või noh, lõunased pannukad juba. Taist aitas mul natuke filmida. Ma teen natuke pätti ka. Ma proovin seda tainast siin. What? Oi, kui hea magus, mu seda ka proovida. Mulle meeldib alati magused need tainad. Ja hakkame kohe maistama misuga. Ja need on Liisa tootud sefiirid või need, mul ei tule meelde nende nimed. Need on head, väga hästi magusad. Mis teed muisu? Magan. Kuidas on musi? Väga hea. Rõõgastud. Tänane päev on olnud full levo ja ma olen nii väsinud lihtsalt. Aga nüüd ma siis lähen viin Taisto sadamas, sest läheb tagasi Soome. Siis ma tulen koju ja mul ongi, ma teen ise endale ka matti ja siis peale seda lähen magama. Ma olen nüüd matis ja veits scrollisin siin. Ma panin endale 40 minutiks, hetkel on 55 kraadi, natuke tõstan seda temperatuuri. Võib-olla panen aega juurde, aga ma vist hakkan vaatama telkut. Ma tahan Tõde ja õigus vaadata seda Eesti filmi. Ja peale seda ma siis ilmselt lähen ära voodisse, loen veel raamatut. Ja siis homme hakkan ma asju monteerima, seda vlogi ja enda koostöövideosid. Et homme ma olen siuke kodune ja lähen trenni. Ja siis ma ei teagi, millal ma uue vlogi jälle teen. Eks võib-olla kui tuleb see tunne jälle peale, et ma teen suhteliselt tunde pealt, et vahepeal mul ongi see, et ma ei taha, ma ei viitsi teha, aga vahepeal, kui ma tunnen, et on ka rohkem nagu jagada midagi, et nagu suht mõtet on jagada mingi, et olen täna 3 päeva tööl järjest, sest et ma ei saa reaalselt näidata tööl, mida ma teen, ma ei saa minna patsientide, et vaadake, tere, ma teen vlogi, teete mul vlogist, nagu ma ei saa seda teha. Ja see on suht pointless lihtsalt filmida seda, et ma lähen tööle ja töölt koju nagu. Võt. Et kui tuleb jälle midagi rohkem näidata, siis ma filmin. Et eks näis milline see veebruar kujuneb, sest kohe ongi jaanuar läbi ja nädala pärast on juba 1. veebruar. Nii et eks näis. Aga mul on nii hea meel, kui palju teid iganes on, kes iganes vaatab, mul on hea meel, kui sa seda vaatad ja sa võid mulle jätta siia kommentaari või ka Instagrami stories'i jätta
kirja või kirjutada mulle eraldi, kas sulle meeldivad mu vlogid, kas sa tahaksid uuesti näha, mida sa rohkem näiteks tahaksid näha vlogides ja kas sa tahaksid nagu veel pikemat vlogi või hoopis lühemat ja kas on midagi, mida ma saan muuta, parandada, kas midagi häirib nagu vlogide juures, et ma täiega ootan seda tagasisidet ka, et muuta paremaks oma nii-öelda sisu ja seda atraktiivsemaks siis teha ka, et noh, oleksite rohkem huvitatud seda jälgima ja vaatama. Aga nii on, ma hetkel siin lõpetan, matitan, vaatan filmi ja kohtume siis järgmises vlogis ja nende vahepeal siis Insta storydes, Insta reelsides. Vaat nii, tšau. Mida teeb inimene, kes on eksinud ja enam edasi minna ei mõista?